Jeesus ütleb, nõnda nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse. Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse, nõnda nagu mina olen pidanud oma Isa käske ja jään tema armastusse. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. Minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Kristlus ja armastus. Kristlus ja rõõm. Esimene sõnapaar kõlab kenasti kokku, aga teine. Kristlus peaks olema üks nii tõsine ja sügav asi, et rõõm võiks olla selle eksklusiivne kaasnähtus, mida kirikus peaks kindlasti maha suruma. Nii paljud veel arvavad. Miks? Kes on need, tänu kellele nii arvatakse? Rõõmutud kibedad ja ülikriitilised kristlased, kes üliharva naeratavad. Mulle meeldib lugu koguduse juhatusest, kes ootas raudteejaamas oma uut vaimulikku. Kogudus oli pikalt pidanud olema ilma õpetajata ja lõpuks kirjutas piiskop, et keegi on nõus neile vaimulikuks tulema. Oli teada päev ja kellaaeg, mil mees rongiga väikese küla raudteejaama jõuab. Juhatuse liikmed olid kindlad, et nad tunnevad rongist mahaastujate hulgast kindlasti ära mehe, kes on vaimulik. Rong peatus. Perroonile astus 5 meest. Juhatuse liikmed vaatasid teineteisele otsa, noogutasid ja astusid kindlameelselt ühe saabuja juurde. Ulatasid talle suure lillesülemi ja ütlesid, tere tulemast meie kiriku uus vaimulik. Surm tõsise, veidi valuliku grimassiga mees ütles lilli tagasi andes, et ta ei ole vaimulik. Miks te arvate, et mina peaksin olema vaimulik? Teil on vaimuliku nägu. Ei, ma ei ole vaimulik. Mul on maahaavad. Jeesuse hüvastijätu kõnes oma järgijatele on kaunid sõnad. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. Ta ei ütle, et kunagi taevas on teil rõõmu, aga siin maa peal vaid kurbust ja kibedust. Ta ei tõota oma järgijatele kerget, kannatustevaba elu, kuid ta ütleb, et igatseb seda, et Jumala armastus meie vastu ja meie armastus Jumala ja oma ligimeste vastu tooks meisse rõõmu ja muudaks selle rõõmu täielikuks. Rõõmuks, mida kristlaselt keegi võtta ei suuda. On väidetud, et väike laps naeratab ja naerab päevas keskmiselt 400 korda. Täiskasvanute keskmine pidi olema 15. Numbrite täpsuse üle võiksime vaielda. Vaevalt, et tahaksime aga vaielda väite üle, et täiskasvanud naeratavad palju vähem kui lapsed. Miks väheneb paljude inimeste naer ja rõõm suureks saades nii märgatavalt? Kuhu meie naer ja rõõm kaovad? Kas lapsepõlve muretus asendub täisea tuhandete muredega? Jeesus soovib, et me saaksime laste sarnaseks. Olen pannud tähele just kummalist tõsiasja, et paljud rõõmsameelsed, teistest enam naeratavad kristlased on oma elus rännanud läbi suurtest valudest ja vaevadest. Nende elu on olnud raske, kuid nende südametes, sõnades ja nägudes on palju ilusat rõõmu ja tänulikkust. Nad on kui vikerkaar vihmas. Taas meenub üks vana ja vapper naine, kes telesaates kõneles oma elust vaikses rannakülas. Rääkis sellest, kuidas ta elab üksi oma majas. Rääkis raskest astmast, mis teda vaevab ja paneb teda leiutama nippe, kuidas kergemini saada tuppa puud ja veeämber. Rääkis pojast, kes saab harva kaugelt külla tulla. Aga kõigest sellest rääkides oli ta silmades ilus sära. Lõpuks ta ütles, mu elu siin on raske, aga rõõmus. Ma elan siin üksi, aga ma ei ole siin üksi. Mul on pühakiri ja mul on mu Jumal. Jah, just see usk, et isegi siis, kui sul on raske ja isegi siis, kui sa oled ihuüksi, on sul Jumal. Armastav ja halastav Jumal. Just selline usk toob imelise rõõmu paljude inimlaste südamesse ja näole. Meie kõikide eest peagi ristile minev Jeesus ütleb, et tal on igatsus. Ta igatseb seda, et Jumala armastus meie vastu ja meie armastus Jumala ja oma ligimeste vastu tooks meisse rõõmu ja muudaks selle rõõmu täielikuks. Seega rõõm saab järgneda armastusele. Kadumatu rõõm saab järgneda kadumatule armastusele.
Kas teate, et siiral naerul ja rõõmul on väga tõhusad raviomadused ja haigusi tõrjuvad omadused? Rõõm ja naer stimuleerivad meie immuunsüsteemi, tõstes meie organismi vastupanuvõimet. Seda ei tee närviline naer, teesklev naer ega irvitus. Seda teeb südamest tulev lapselik naer ja rõõm. Jeesus on meid hoiatanud. Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki. Taas ja taas pöördub ta oma jüngrite, täiskasvanud meeste poole sõnadega lapsed, lapsukesed. Ta soovitab meil saada laste sarnaseks. Laps naerab umbes 400 korda päevas ja laps ei lase endalt rõõmu ja naeru kergesti röövida. Paljud meist peaksid õppima end negatiivse vastu kaitsma, saama kui lapsed, kes ei lase end täiskasvanute tõsidusel, vingumisel, hädaldamisel segada. Meile väidetakse, et me elame infoajastul. Ei, me elame müraajastul ja vajalikku teavet tuleb meid ümbritsevast ja meile peale tungivast mürast hoolikalt välja sõeluda. Enamus mürast tuleb eemale tõrjuda. Me peaksime saama kui lapsed, saavutama immuunsuse mõttetu müra vastu. Lapsed kaitsevad end negatiivse eest. Ei tee meist välja, kui püüame nende tuju ära rikkuda hädaldamise ja irisemisega. Lapselaps tuli mu juurde, tõi suure kuhile pusletükke ja ütles õhinal, paneme selle koos kokku. Ta ema püüdis talle midagi tõsist ütelda. Laps ei teinud kuulmagi. Lõpuks, kui ema ei lõpetanud, laps palus. Ema, kas sa ei näe, me mängime, palun ära sega. Lapselt on raske röövida rõõmu, mängu, naeru. Ühelt lapselt küsiti, kas ta ka muretseb selle pärast, kas tal ikka on järgmisel aastal süüa ja juua, riided ja kodu. Laps ütles, mul on isa ja ema. Ta võinuks öelda, et nende asjade pärast muretsemisega tegelevad meie kodus minu vanemad. Nad muretsevad nii palju, et seda on meie pere peale piisavalt. Meil kristlastel on kõige väeline Jumal. Meie osa on teha enda poolt see, mis suudame ja jätta ülejäänud kõige väelise ja armastava Jumala hooleks. Suur osa kristlaste süngusest ja ülemuretsemisest kõneleb sellest, et usku, usaldust ja tänulikkust Jumala vastu on väga vähe. Ei suudeta uskuda tema armastust ja andeks andvat armu. Teresa Avilast, Hispaania nunn, kes 1562. aastal rajas karmeliitide ordu, on väitnud, kes naerab, see kestab. Ta otsis nunnadeks naisi, kes oskasid hästi naerda, süüa ja magada. Ta uskus, et need, kes söövad hästi, on tervemad, kes magavad hästi, on hea südametunnistusega ja kes naeravad, neil on enam jaksu üle elada raskeid aegu. Üks on kindel, rõõm ja südamlik naer on väga head ravimid. Aga selge peaks olema ka see, et Jumal tahab, et ta lapsed leiaksid lõppematu rõõmu. Rõõm on Jumala kuningriigi üks peamistest omadustest. Paulus ütleb Rooma kirjas, et Jumala riik on seal, kus on õiglus, rahu ja rõõm pühas vaimus. Kui piibel kõneleb püha vaimu viljadest, siis esimene on armastus ja teine on rõõm. Rõõm. Evangeeliumi eestikeelne vaste on rõõmusõnum. Piibel räägib väga sageli rõõmust ja üks võimsamaid kirjakohti rõõmust on see, mida Paulus kirjutab vanglast filiplastele. Olge rõõmsad ja taas ütlen ma teile, olge rõõmsad. Ta lisab aga ka selle, mis peaks olema meie rõõmu allikas. Teadmine, et issand on lähedal. Arvo Valton on väitnud, et tõeline peduiin elab igal pool nagu kõrbes. Nii leiab ka tõeline pessimist alati kurbuseks ja kibeduseks, hädaldamiseks ja virisemiseks põhjuseid. Talv liiga külm või liiga lumevaene, suvi liiga soe. Asju liiga vähe, asju liiga palju. Põhjuse leiab alati. Kristlane laulab, mis Jumal teeb, on ikka hea, ta tahtmine on õige, ta armastus mind hoiab, on mõõtmatu ta heldus. Siira rõõmu leidmine on seotud armastuse kogemisega, aga see on seotud ka täieliku andeks saamise kogemisega. Vaid need, kes on südamed puhtad, leiavad hävimatu rõõmu. Sellest leiame ka põhjuse, miks paljude rõõm nii kergesti närbub.
Kui meie patud meile pika sabana järgi lohisevad, siis ei kogeme kunagi täiuslikku rõõmu. Saba segab. Sellest segavast sabast vabaneb pihtimisega, siira patu kahetsusega. Me kõik otsime oma ellu rõõmu. Sageli oleme seda otsinud valest kohast. Vana testamendi laulik ütleb, kust seda leida. Ma pean issandat alati oma silma ees, ma ei kõigu, sest tema on mu paremal pool. Sellepärast rõõmutseb mu süda ja mu hing ilutseb. Ka mu ihu võib julgesti elada. Sina annad mulle teada elu teeraja. Rõõmu on rohkesti su palge ees, meeldivaid asju on su paremas käes alatiseks. Vahel on vahva muutuda kellekski teiseks. Seegi võib muuta kedagi rõõmsaks. Peaasi on kaabu, aga ka see, et suudad hiljem uuesti endaks muutuda ja elust ja Jumala armust rõõmu tunda.